Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Misimes 15 klaviatuuri vahetamine on protsess, mis võib esmapilgul tunduda keeruline, kuid järgides allolevaid samme, saate selle edukalt ise ära teha. Alustamiseks veenduge, et teil on kõik vajalikud tööriistad käepärast, Philips kruvikeeraja, plastmassist tööriist klaviatuuri eemaldamiseks ja uus klaviatuur. Toite väljalülitamine. Enne kui alustate, veenduge, et sülearvuti on täielikult välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Selline ettevaatusabinõu aitab vältida juhuslikke kahjustusi. Aku eemaldamine. Kui teie mudel võimaldab, eemaldage aku. See on oluline, et vältida voolu sisenemist seadmesse remontimise ajal. Kruvide eemaldamine. Otsige sülearvuti põhja juures asuvaid kruvisid, mis hoiavad klaviatuuri paigal. Kasutage Philips kruvikeerajat, et need lahti keerata. Olge ettevaatlik, et ei kaotaks kruve. Klaviatuuri eemaldamine. Kasutage plastmassist tööriista, et klaviatuuri servadest ettevaatlikult üles tõsta. Olge ettevaatlik, et klaviatuur ei puruneks ning et kaabliühendus ei kahjustuks. Tõstke klaviatuur üles ja eemaldage see hoolikalt. Kaabli lahtiühendamine. Klaviatuuri all leiate kaabli, mis ühendab klaviatuuri emaplaadiga. Tõmmake see ettevaatlikult lahti. Uue klaviatuuri ühendamine. Võtke uus klaviatuur ja ühendage see samamoodi nagu vana. Veenduge, et ühendus oleks kindel ja õigesti paigas. Klaviatuuri paigaldamine. Asetage klaviatuur tagasi oma kohale, suruge see ettevaatlikult alla, kuni see klõpsatab. Kontrollige, et kõik servad oleksid korralikult paigas ja kruvid saaksid uuesti paika. Kruvide kinnitamine. Keerake kõik varem eemaldatud kruvid tagasi oma kohtadesse, et klaviatuur oleks kindlalt kinnitatud. Aku ja toite taastamine. Kui kõik on tagasi paigaldatud, ühendage aku ja toitekaabel tagasi. Lülitage sülearvuti sisse ja kontrollige, kas uus klaviatuur töötab korralikult. Testimine. Testige kõiki klahve, et veenduda, et need töötavad. Kui mõni klahv ei reageeri, kontrollige, et kõik ühendused oleksid õigesti paigaldatud. Kui te ei soovi ise vahetamist teha, pakume tasuta diagnostikat ja mugavat kodust pealevõtmise teenust. Enne remondi alustamist anname ka hinnapakkumise, et te teaksite täpselt, millised on kulud. Meie professionaalne meeskond on valmis teid aitama igasugustes tehnilistes küsimustes. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.